Tere tulemast kuulama Lahkus loeb podcasti. Täna räägime klubiga, kes toob soojust igas aastaaegas sõna otseses mõttes. LC Kuressaare Piret. Need naised, kes küpsetavad, loovad ja aitavad. Täna on mul rõõm vestelda LC Kuressaare Pireti liikmetega Merle ja Sille, kes on klubi asutajad samal ajal ja klubi asutati 2008. Tere tulemast! Tere! Teie õunakohvik nimega Lahkus loeb on saanud oma sügise sümboliks ja on väga oodatud külastajate hulgas. Et mida see üritus teie jaoks tähendab ja kuidas te seda ette valmistate? No see on Kuressaare sellise sügise elu üks tähtsündmusi, kus siis eespool on veel olnud tänavapiknik ja on olnud restoranide nädal ja selline Saaremaa toidu ja propageerimine, et siis tipneb see tänavakohvikutega. Sellel aastal oli rekordiliselt palju kohvikuid Kuressaares, minu meelest ligi 30. Alustasime kunagi, vist oli ligi 10 kuskil sealmaal need kohvikuid, et kes hoovid ja inimesed, kes nagu tegutsevad. Ehk ma saan aru, et see on nagu perede üritus, aga meie oleme siis klubina avanud ühe hoovi, kuhu rahvas saab tulla. Meie jaoks on see selline tore ja südantsoojendav hetk, et kohtuda nende inimestega, kes tahavad tulla otsima asju just nimelt meie juurest. No see on meile väga märgiline, sellepärast, et see on selline kohvik, kus me ise kõik küpsetame. Me koha peal teeme kohviteed, nüüd on meil ka jäätisemasin ja aed, kus me seda kohvikut teeme, on ühe meie klubiliikme pereaed ja see on nagu selline väga maagiline õunaaed. See õunakohvik toimub meil õunaaias, kus on pingid, kus on lebola, kus on lastele hüppamiseks sellised pallid, kus meil on värvilised tuled ja kus meie Hille ja lastega veel joonistab, seal on joonistuse nurk, nii et meie kohvikusse tihtipeale jäävad pered veel pikemaks püsima, sellepärast et peale selle, et meil on oma küpsetatud asjad, on meil ka seal seda tegelust, meil on esinenud lauljad ja meil on mänginud akordionimäng, igal aastal on meil natuke midagi erinevalt ja me ise peame seda üheks parimaks õunakohvikuks meie Kuressaare linnas. Aga see on toimunud 6 korda tegelikult, varem ei olnud seda õunakohvikut. Ütleme, et see, kus meie oleme nagu kohvikuna tegutsenud, aga ütleme niimoodi, et meil on ka meie oma firma Roog, mida me seal teeme, koha peal küpsetame kohupima ponsikuid ja inimesed ikkagi tulevad, me tahaksime neid ponsikuid kaasa osta ja meil tekib aeg-ajalt ka järjekord, et kus on juba kõik ette tulevad asjad ära broneeritud ja siis on meil võileivatort, mille peale hommikul juba enne kohviku avamist on inimesed karpidega kohal. Nii et teil on selline jätkuvalt aastast aastasse samad retseptid siis või? Aga enamusika on ja seal peab olema palju õunatooteid. Meil on õunavaht, mis on meie oma välja mõeldud. Et meil on ikka täiesti klassikaline õunakook on ka, nagu inimesed ostavad seda ka väga hea meelega, et see pole nagu üldse teema, aga mõned asjad on sellised, mis on nagu olulised. Nii, liigume edasi. Olete aastaid teinud koostööd kohalike ettevõtetega, alates Vendre, Kangatšungel kuni väikeste käsitööliste ja küpsetajateni välja. Et kuidas need suhted alguse saavad? Ja kuidas see nagu jätkusuutlik koostöö No ütleme see esimene suur pakkumine, et Vendre ja üle Eesti teised firmad, et meie üks liikmetest omas neid tutvusi ja tänu sellele me saime teha sellist kangade arvete müüki Kuressaares, mis kestis nädal või poolteist, et tema võimekus oli nii suur, et ta suutis need kokkulepped sõlmida, need veoautod kokku leppida, mis meile erinevatest suurtest tehastest Saaremaales ja kõik asjad kokku tõid. Et see oli väga töömahukas ja väga suur ettevõtmine, et me ikkagi rentisime kaubamajas suisa täitsa suure pinna, kus me tegelikult selle nädalase müügi läbi viisime ja muidugi see tulu oli tänases päevas täiesti müstiline, et kui me räägime 10 ja natuke rohkem aastaid tagasi, kui me neid müüke tegime, et see oli 6-7 tuhat eurot, et oli uskumatud. 6 000, siis me ostsime nendele jõuluks kinkekaarte, STÜ kinkekaarte
Saaremaa Saaremaa tarbijad. tarbijad. No ühesõnaga, see on Coopi vähekindlustatud peredele, neid sai tohutult, lapsed said. Mõte oli selles, et me ei jaganud välja raha, vaid me jagasime kaardi välja, kus oli ka peale, et nende eest tubakatooteid ja alkoholi näiteks osta ei saa, et reaalselt saigi nagu lapse heaks. Ja see oli meie kõige töömahukam aeg, siis meie klubi ei olnud 10-liikmene, vaid meid oli rohkem. Selle eest oleme me saanud ka heateokarika, mida ise ei lootnudki saada, sest et ma lükkasin kokku kõik need tunnid, me tegime ühe Lions aastaga 478 heateotöötundi, see teeb kokku 59 tööpäeva ja me saime 70 903 krooni, jõulurõõmu ja ka muud rõõmu, tähendab, me neid toetasime tookord ikka rohkem suurperesid ja vähem kindlustatud lapsi ja siis veel andekaid lapsi muusikas ja maksime nendele kinni trenne, sporditrenne, muretsesime riideid, 165 last said sellest rahast nagu toetatud. Nii et, ja siis me esitasime selle nagu selle aasta heateokarikale ja meil alguses öeldi, et see ei lähe statuudi alla, aga kui me läksime Lions pallile, aasta oli siis 2009-2010, siis Lions pallil tuli välja, et me mõeldi ringi ja me saimegi selle karika, mille üle me olime väga õnnelikud. Jaa, aga üks karikas oli rändkarikas veel Saaremaa maakonna kogukonna toetades. Selle me saime juba 2023 aastal, see oli Saare maakonna kogukonna toetaja. See on Saare maakond viib sügisel ja kevadel ja erinevatel aegadel erinevate valdkondade selliseid tunnustusüritusi läbi. Seal olid siis erinevad kogukonnad koos ja see üks kategooria siis oligi, et me oleme organisatsioon, kes on panustanud kogukonda ja me olime seal ikkagi väga suurte Saaremaa firmade kõrval nagu nominendina väike pisike klubi, aga meie sellist panust kogukonna heaks ja just seda, et me nagu toetame Saare maakonna erinevatest nurkadest pärit lapsi ja et seda oli ikkagi märgatud ja see karikas oli väga äge saavutus ja tunnustus. Te olete toetanud diabeedi lastelaagreid ja muid terviseprojekte samuti, et kuidas need koostööd alguse said? Need koostööd jõuavad ikkagi meieni laionismi aluspõhimõtetest, et kui me räägime sellest, et üks suurtest vaaladest laionismis on diabeediga inimeste toetamine, siis meie klubi on kogu aeg olnud sirgelt laste suunas vaatav, et me oleme diabeediseltsiga saime kokku sellepärast, et olid tulnud need monitooringuseadmed, mis olid nii kallid. Alguses neid haigekassa ei kompenseerinud. Ja need ei olnud nagu võimalik üldse nagu inimestel nagu oma raha eest nagu soetada. Kogusime raha ja me ostsimegi inimestele neid just meil lastele monitooringuseadmed. Me tegime nendele veel spapeo ja siis me oleme nüüd neid laagreid teinud. Aga nüüd 3 aastat oleme toetanud diabeedilaagrit ja sealjuures on veel üks armas nüanss see, et meie üks klubi liige Hille käib seal diabeedilaste laagrites veel abiks nendega tegelemas. Nad teevad igasuguseid käsitööasju ja joonistavad ja tema näeb seda laagrit nagu lähedalt ja ütleb, et see on suur asi, kuna need lapsed on olnud kogu aeg kodus ja ema ja on lapse küljes kinni ja öösel ja päeval valvavad, aga seal on meditsiinipersonal ja esiteks lapsed saavad kodust välja ja teiseks on see aeg ka emale puhkus ja meie panus on selle võrra armsam, et me rahaliselt toetame seda, aga peale selle me ka panustame oma ajaga ja me oleme aidanud nendel ka organiseerida, natuke nõu andnud ja sponsoreid veel aidanud otsida, aga see, et Hille käib nendega veel seal tegelemas, tema on selline käsitööinimene meil, see on nii armas tegelikult. Aga ütleme, et kuidas see kontakt tekkis siis ikkagi sellest samast laionismi aluspõhimõttest, et me väärtustasime seda, et diabeedi teemaga tuleb tegeleda. Kui palju lapsi seal teil? See on Saare maakonna lastelaager, et ega see suur seltskond ei ole, seal on vist natuke üle 20. See aasta oli rohkem neid lapsi isegi. Korral see laager nagu kasvab, see laager nagu kasvab ja areneb koos sellega, et esimene aasta olin ta lastekingades ja nüüd on 3. aasta. Hille ütles, et tõesti juba on rohkem lapsi ja rohkem läbimõeldud need tegevused, nii et aga see on üks väga tänuväärne asi.
Et see potentsiaali on sellel kasvada jah, et kui Jaa, suureks ta siis on? Aga minu meelest oli mandrilapsi ka see aasta isegi. See võibki nii olla, jah, see võibki nii olla, aga jah, ühesõnaga ta toimub siin meil Saaremaal, et selle suunitlusega, et Saaremaa inimesed ja Saaremaa diabeediselts organiseerib seda. Meie rohkem toetame rahaliselt, aga esimesel aastal eriti seda spaapidu me natuke aitasime nendel eestvedajatel ka organiseerida, sest nad ei olnud kogenud, kuidas teha ühte üritust ja mis selleks vaja on. Aga nüüd nad hakkavad juba ise kosuma, nad ei vaja enam nagu meie seda nõuannet nii palju. Siis natukene teie edukast ajalooprojektist ka, et teie heategevusturud olid tuntud üle kogu Saaremaa, et mis tegi need nii eriliseks ja tuntuks? No, me juba natukene alustasime selle mõttekäiguga. Me olime Pire suurem klubi, kui me alustasime ja meil oli erinevaid äritegevusvaldkonnas olevaid liikmeid. Ehk siis meie need kanga müügid, mis nagu tõid nagu üle Eesti erinevatest suurtest tehastest meile siia materjali, need olid nagu päris toredad ja ma arvan, esimene vist oligi, kui ma vaatan 11. aastal või? Jah, aga alguses me tegime 9. aastal, me hakkasime tegema ikkagi neid jõuluturge 8. aastal, kus me kogusime neid ilusaid kasutatud riideid ja see oli meil ka ikkagi täitsa hitt ja see kestis ka nädalaid. No ütleme selles mõttes, et tänases päevas on Kuressaare turg nagu küllastunud erinevate kasutatud riiete poodidega, et neid on siin palju, aga 15 aastat tagasi ei olnud siin praktiliselt midagi. Ehk siis see võimaldaski meil nagu tuua kokku. Me isegi kutsusime üles inimesi, et kellel on toredaid asju. Tõime kõik oma ilusad riided kodust ära ja siis teiste riided ja see kogu aeg kasvas ja iga aastaga oli suur. Me nimetasime neid kevadtud garderoobis ja jõuluturuks ja siis me tegime veel kasutatud riietest moedemonstratsioone seal. Meil oli tänaval ja meil oli kaubamajas catwalk ja meil oli ikkagi selles mõttes, et see oli ikkagi programmiga üritus. 2 korda teinud sellise kuldse heategevuspalli Aarensburgis, kus me kutsusime kokku paljulapselised pered, aga seal me kaasasime ka Kuressaare neid käsitöö ettevõtteid ja sinna nemad annetasid meile oksjonile igasuguseid ilusaid asju ja selle oksjoni tulu me siis jagasime nende laste vahel ära 2 korda. Me tegime ka sellist ja selles ürituses said ka osa need suurpered, meil oli kontsert ja moedemonstratsioonid ja nemad nagu olid meiega koos sellel peol, nägid, kuidas me tegutseme, kuidas me raha korjame ja peo lõpus andsime nendel need kinkekaardid ja need rahad nagu üle. Aga ütleme ka jälle, et see jääb sinna 15 aasta taha, et see oli väga selline mahukas protsess, mida tänases päevas seda me tegime 2 korda, aga riiete müüki oleme teinud hästi palju. Aga ütleme see, et meie kokkupuude kohalike ettevõtetega on ikkagi meie klubi alguspäevist pärit, et selles mõttes, et kuidas me nagu väärtustame meie kohalike inimeste tööd ja kaupa ja neid loteriides palume nende abi ja nende toodangut nagu pakume. Sest peale õunakohvikud me müüme veel pirukaid ralli kiiruskatsetel igal aastal ja siis kevadel on taimelaad, kus ei olegi väga palju toitlustajad. Meie oleme siis seal need toitlustajad ja taimelaadal on meil alati ka loterii, vaat sinna meie kohalikud ettevõtted meelsasti annavad oma tooteid meile loteriisse ja siis me müüme neid seal. Me müüme loteriipileteid, mis kõik iga loos võidab. Loosime välja, iga loos võidab, aga siis oleme väga tänulikud kohalikele ettevõtjatele. Et kui muu on meie oma suur töö, siis seal aitavad meid ka kohalikud ettevõtted. Selles protsessis me oleme nagu vahendajad, aga see on ka selles mõttes, et ikkagi väga töömahukas protsess, et nendega kirjutada, suhelda, need asjad kokku saada, need rivi peale panna, aga see on meile väga meeldib. Aga meile väga meeldib see osa, et kus me nagu kogukonnaga koostöös seda heategevust teeme. Te olete nii tegusad, et kas te tahate põgusalt ka rahast, summadest rääkida? No raha juurde me võime jõuda küll, aga ütleme, et tundub, et me oleme tegusad, et tegi meil neid selliseid suure tegutsemise hetki on võib-olla nagu raha kogumise hetki on umbes 3 aasta peale. Vahest ka 4. Vahest ka 4, aga ütleme,
me väärtustame ka iseenda jaoks seda aega ja tegevust, et ütleme siin sellised talvekuud on väga toredad oma klubi sellisteks natuke ekstreemsemateks üritusteks, et me oleme käinud rabasmatkal ja me oleme võtnud ette lilleseadete tegemist ja kehakreemide valmistamist. Ühesõnaga, me oleme teinud endale sellised ja me otsime nagu igas aastas ka mingisuguse sellise oma toreda tegevuse siia juurde. Et see on nüüd see, mis nagu seda meie klubi meeskonna vaimu üleval hoiab. Aga kui me rahast tahaksime rääkida, siis... Ma võin rääkida. Mina olen kokku löönud meie 17-aastase nende müükide ja laatade ja kõikide selle ja praegu on meid klubis 10, vanasti oli meid 25 ja 20, aga ikkagi 10 aastat oleme me 10-liikmelisena olnud ja kui me oleme 17 aastaga teeninud ligi 80 000 eurot, mis ma lõin kokku. No kõige suurem oli ikkagi nende tarvikute ja kasutatud riietega, siis meil sellest on 55 000 on sellest. Siis ma leian, et see 80 000 eurot on ju muljetavaldav. Kuigi lionismis rahast nagu ei räägita, kõige tähtsam on see hea tegu, aga seda hea tegu me teeme ju ka iga kord ja see hea tegu on meil tõesti tuleb südamest, lahkest südamest ja samas on väga tore, et me ise naudime seda. Kõige suurem rõõm on meil sellest tegemisest, sest et alguses mõtled küll, et nii raske on ja nii palju on vaja teha ja kui me siis seal oleme ja see tiim töötab, siis pärast on ikka kõige tähtsam see, et meil oli nii fun. Me käime teatris kogu aeg, kui teised klubid teevad teatrit, me alati käime. Me iga aasta kõikidele ei jõua, et me ikka valime ühe välja. Vahest on tüüpilised need päevad ei sobi lihtsalt. Et kuhu me Saaremaalt nagu tulla jõuame, aga me oleme erinevates linnades nüüd kõigis peaaegu ära käinud, et võtta selline... Pärnus, Rakveres, Viljandis. Kas te saate terve klubi kokku 10 või teil on nagu kindel seltskond, kes käib teatrites? Ei, meil on ikkagi teatrisse tuleb ikka täitsa palju, aga ikka keegi peab last hoidma ja keegi sõidab ära. Ja... Aga ütleme niimoodi, et ikkagi 7-8. Me võtame suure bussi selle 7-kohalise. 9-kohaline buss on. Suur buss on meil. Et me ikkagi sellega sõidame välja. Väga võimas. Hea sünergia ja harmoonia tundub, et teil on... Jah, me näeme vaeva selle nimel nende oma klubiüritustega. Et jah, et olenemata, et teid on 10, te saate väga hästi läbi ja kõik on, seda enam on parem organiseerida võib-olla üritusi. Et ütleme jah, et see aastate jooksul välja töötatud tugevused, et kellel mingisugused oskused või kokkulepped või asjad kiiresti käivad, siis see on juba poolelt sõnalt, et siin ei pea nagu mõtlema, et tuleb ralli, mul oli ju need asjad, et mul on juba teada, et mille peale ma pean mõtlema. Just, jah. Nii, ja hakkamegi siin lõpupoole jõudma. Kui peaks valima nüüd ühe sõna või lause, mis kirjeldab teie klubi, et kõige paremini, mis see võiks olla? Sul oli enne niisugune tore mõttekäik. No minu mõttekäik oli selline, et nii nagu me oleme lahkusloeb nende kohvikute tegijad, meil on ikka kohviku nimi lahkusloeb, aga kõige tugevam on ikkagi see meie ühistegemise, see sünergia, mis tegi meie ühistegemisel ja see, kuidas me ilma, et me midagi peame teine üksteisele rääkima, kui kiiresti ja hästi meie see tiim toimib. Et me ei ole võib-olla ise osanud seda hinnata, aga kui keegi uus on meil, näiteks praegu meil on ka üks uus liige, kes võib-olla tulevikus on meie liige potentsiaalne, ta vaatab meil ja meid ja ütleb, vau, kuidas te suudate. Ilma sõnad, et meil käib nii kähku, me kuidagi delegeerime kõik asjad ära ja see, kuidas me ühise tegevusena kõik ära teeme, see on kõige tähtsam. Võib-olla see naiste klubi eripära tasub siin ka korraks esile tuua, et ma ju ei tea, kuidas meesteklubide asjad niimoodi täpselt toimivad, aga meil käivad meie oma mehed niimoodi abiks, et kui on vaja, et siis tulevad ja tõstavad, aga nad on niisugused kiired ja märkamatud, et tegelikult on meil naised telgiposti otsade juures ja tõmbavad telki kokku ja laiali. Et mehed tulevad, tõstavad võib-olla selle telgi selle auto peale ja sealt pealt maha. Et selles mõttes, et see tegutsemise kiirus on nagu meil väga-väga hea. Et kas soovite veel lisada enda poolt midagi, millest jäi võib-olla, mida me ei puudutanud teemasid?
no võib-olla jääb mulje, et meil ainult need laadad on ja kõik on ühekülgne, aga iga klubi on oma nägu, et teised istutavad metsa, teised teevad laatasid ja küpsetavad. Meile tundub, et meil on kõik jube hästi ja teistel klubidel on täpselt samamoodi hästi. Võib-olla meie niisugune veel niisugune eripära, mida, kui meile tulevad külla inimesed teistest klubidest, mida me näitame, on meie nii-öelda aastaraamatud või sellised kokku pandud pildialbumid. Et me seda oleme tõesti väärtustanud, et meil on igast aastast paksud kladed reaalsete piltidega, et ei ole arvutipildid, vaid sellised pildiraamatud. Et kui inimesed tulevad külla, siis neid on nii tore lehitseda ja isekeskiski, kui me oleme aastat kokku võtame juunikuuses, et siis selle aasta pildialbumit on nii tore lehitseda ja avastada, et oi, kui tore või kuidas see välja näeb. Viimase aasta pildiraamat, neid on tohutud. Siin on kõik üritused ja kõik vahvamad pildid on koos, nii et kui te tahate teada meie tegemistest rohkem, siis te võite tulla. Tulge meile külla, et siis me näitame oma pildiraamatuid. Kuberneridele, kes meil on külas käinud, me oleme neid näidanud ja kuberneridel on väga need meeldinud. Väga armas. Aitäh kutsumast meid külla. Ja. Aitäh teile ja kõik head. Aitäh, nägemist.